head sõbrad, Müstik ja Merliia siin. Te vaatate podcasti Peegeldused, kus me räägime alateadvusest, alateadlikest programmidest ja mustritest ning enda reaalsuse teadlikust loomisest. tere! Ja täna on meil selline teema hinge pime öö, mis on, mis, mis asi see on? Kas see on mingi osa ööpäevast või mis asi see hinge pime öö on? Äkki sa, Merilin, Merliia, avaldad meile selle nii-öelda, Mhm. mis see on, see definitsioon või kirjeldus või? No see kirjeldus on tegelikult üsna vana ja juba pärineb nii-öelda kristlusest seal kuskil 16 sajandist vähemalt on. See oli selline tegelane nagu Püha Ristja Johannes siis Hispaanias ja tema nagu tõi või tema, ütleme, kirjutistest on esimest korda märgatud seda sellist terminit, mis noh, ma pakuks välja, et on nagu see selline vaimne kriis, kus sa kaotad jalgealuse ja kus tekib selline noh, ütleme nii mõttetuse tunne, et võib-olla tol ajal oli see, et usk nagu lõi Noh, kõikuma. kuna tema oli, ma saan aru, Risti Johannes, ta oli sügavalt usklik ja praktiseeris nii-öelda kristlikku nii-öelda usupraktikat igapäevaselt ja siis Mhm. äkki kadus ära nagu see usk või usk Jumalasse või üldse. jah, jah, just, et nagu usk kaob ära et aga tänapäeval muidugi on nüüd seda, võib-olla seda terminit laiendatakse, et see usk, kindlasti on see tunne ka, et sul justkui nagu sa kaotad kontakti justkui oma sisemusega, oma juhendajatega või üldse juhendusega. sul on selline tunne nagu sa oleksid üksi jäänud nagu vaimselt, isegi kui sul on inimesed ümber, noh, pere ei ole kadunud, sa ei ole nagu tegelikult üksi, aga sul on tunne, nagu sa oleksid üksi. Ja üldse kõik tundub mõttetu, elu tundub mõttetu, aga tegelikult see ei ole nagu päris seesama, noh, nagu ütleme siis depressioonis on ka sellised tunded tekivad, et noh, et ei ole ta üldse ei ole nagu motivatsiooni siis, teha. ta ei ole siis nagu selles mõttes nagu suitsidiaalselt, et noh, elu on mõttetu, vaid, või kuidas? Ma arvan, et seal võivad tekkida ka suitsidiaalsed mõtted, aga mitte niimoodi nagu päriselt, et noh, nüüd ma teen selle ära või kuidas ma nüüd hakkaksin seda tegema, aga nagu see tunne võib küll tekkida, et ma ei jaksa enam, ma tahaksin siit välja saada või nagu võib-olla see on pigem siis niimoodi, et ma tahan sellest mängust välja saada. Ma ise ka ei oska öelda, mis mängust, aga justkui nagu sellest elumängust, mida ma praegu mängin. Et see ongi tegelikult nagu mingi osa suremise protsess selleks, et saaks tulla uus. aga tavaliselt on niimoodi, et see isegi selles kohas olles tundub nagu ma jäängi nüüd surnuks, aga tegelikult alati mingi hetk siiski järgneb sellele see uus sündimine, uus tulemine. ta on teatud määral mingite ego aspektide noh, nagu äralangemine, aga see on ka nagu identiteedikriis, noh, et mul ei, kes ma siis üldse olen, tekib selline nagu, mida ma siin üldse teen. noh, kõik tundub nagu, pind kaob lihtsalt täiesti jalge alt ära. Ja siis tekib selliseid eksistentsiaalseid küsimusi päris palju. no kas see natuke kirjeldad justkui ka nagu keskea kriisi, kas see on nagu osa nagu keskea protsessist või täiskasvanuks kuidagi saamise protsessist või? Ma usun, sest et see seal võib. tavaliselt tekivad ju ka ikka sellised, et noh, et okei, raha, firmat olen proovinud teha, raha olen proovinud teenida, lapsi olen kasvatanud, pere olen teinud. Nüüd mis, on ju, Mhm. et Mhm. kas hakkame otsast peale selle asjaga või noh, et kes ma olen või mis see elu mõte on, et need kipuvad tulema ka ju kuskil seal sektoris. Tõenäoliselt need on sarnased asjad, et võib-olla kes kogeb nii-öelda keskea kriisi, ta on ka selles hingepimedas öös, et sest noh, tuleb täpselt sama, et midagi hakatakse otsima, võib-olla selliseid asendustegevusi või üldse asendust, et saada kuidagi jälle seda elu maitset nagu suhu, aga mitte miski ei anna seda. aga hingepimedas öös on see, et ta on ikkagi hästi
vaimne protsess, ta ei ole nii palju võib-olla selline materiaalne ja füüsiline, aga ta on just see, midagi tehakse väga nagu oma vaimsuses tehakse suuri muutusi, et aga see on nagu protsess. miks ta tuleb, miks sihuke asi tuleb üldse? Miks seda vaja on või no, et ühesõnaga, või kust ta tuleb või miks ta tuleb, jah, miks ta tuleb inimestele niimoodi, inimese kogemusse? Sest inimese hing jõuabki sellesse kohta, kus ta tunneb, et see, mis praegu nii-öelda on olnud, enam ei tööta ja on vaja uut. ja, ja see esialgu muidugi ei saa sellest aru, et see on tegelikult uuenemine. esialgu tundub kui kõik see läheb allamäge. jah, kui see kohal on, siis on nagu ikka väga ebamugav, väga noh, isegi ütleks nagu vastik, et päris mitmed kliendid ju ka jõuavad just sellel nii-öelda selles pimeda öö hetkes sessioonidesse. sellepärast, et noh, siis on see koht, et nüüd ma pean vaatama oma asju. nüüd ma pean vaatama, mis ei tööta, kuhu ma üldse tahan minna edasi, mida ma tahan, et see tulebki nagu sellest, et hing hakkab nagu juhtima natukene elu ja siis see ego osa nagu siis noh, nagu ta ei taha nii väga ka taanduda, aga siis ta ikkagi nagu ta noh, peab see transformatsioon tulema ja tavaliselt kui kõik on nagu hästi, siis see transformatsioon on teistsugune. me teeme alati sellises hästi ebamugavates olukordades on transformatsioon lihtsalt nagu palju võimsam ja tugevam. et noh, Mm. et, et see loob olukorra, kus sellest identiteedist lihtsalt nagu tuleb nüüd lahti lasta, et see uus no, saaks tulla. noh, tõenäoliselt ka mingid raputavad elusündmused võivad selle protsessi käivitada, noh, et kui keegi jääb, ma ei tea, töökohast ilma või elukaaslasest ilma mingitel põhjustel, mingi trauma, et noh, siis samamoodi võib ju olla, et ma ei tea, noh, või on mingi haigus või mingi asi, noh, et inimene on, ma ei tea, edukas, kuulus, rikas ja nii edasi. isegi meenub üks film oli vist niisugune pool komöödialaadne film, kus mingi edukas naisterahvas, ilus blondiin, sai kuhugi suurde telejaama telediktoriks ja tal oli raha ja ta oli kuulus sporditäht, oli tal mees ja tõnd-tõnd-tõnd. Ja siis ja keegi tänaval mingi selline kodutu nii-öelda tänava tõekuulutaja, kes ennustas muidu ilma ja spordiuudiseid, noh, ta läkski teda intervjueerima ja siis see kodutu ütles talle ja muideks ütles, et homme on see ilm ja võidab see spordimeeskond ja muideks nädala pärast sa sured ära. Ja siis sellest infost tal nagu kukkus kogu maailm kokku, sest ta sai aru, kui tühi see kõik see asi on, noh, et olla sporditähega abielus, töökoht ja nii edasi. noh, et siis nädala kestel ta siis maandus lõpuks T-särgis, dressipükstes kodus diivani peal ja noh, ühesõnaga tegi seda, mida ta tegelikult hing tahtis teha, mitte mida ta arvas enda jaoks edu olevat või sihuke ego poolt nagu nii-öelda tõlgendatud edu. nojah, sest et kui on nagu sellised ekstreemsed hetked, olukorrad, siis need panevad meid nagu üle vaatama enda elu teistmoodi. ja siis sa oled kuidagi nii alasti nagu kõige ees, et sul ei ole võimalik, et sa ei vaata otsa nagu endale, et mis su elus ei tööta, mis su elus on vaja ära muuta ja kuidas ma tegelikult tahan enda elu elada, mida ma tegelikult tahan enda elus teha et, äh, et selles suhtes kindlasti sellised ekstreemsed hetked on nagu need, mis siis käivitavad seda protsessi tavaliselt. aga et ma ei ole isegi tegelikult väga kohanud sellist olukorda, kus ei ole üldse mingit ekstreemset asja, kõik on nii chill ja kõik töötab ja siis järsku kukud sinna hingepimedasse öösse. tavaliselt ikkagi on. Mida võib ju juhtuda tegelikult, on ju. Võiks juhtuda jah, aga ma ei ole kuulnud lihtsalt, et tavaliselt ikkagi on mingi käivitav olukord või sündmus ja väga tihti, aga see sündmus ei pea olema mingi selline, et tõesti, et mul keegi lahkub, nagu lähedane inimene lahkub, aga võivad olla täiesti lihtsad suhteprobleemid. et noh, et enam ei tööta suhe või ei leia enam sellist ühisosa või noh, see ei pea olema nagu nii ekstreemne, aga on mingi nagu, mis asi ikkagi nagu natuke käivitab, et sa tunned nagu rahulolematust, et võib-olla see algab alguses rahulolematuse tundest, sest tegelikult ongi ju hing
tahab näidata, et okei okay,, see ei tööta praegu ja sellest hakkab vaikselt see rahulolematuse tunne siis nagu niimoodi närima ja siis see hakkab nagu lumepalli moodi nagu hoogu koguma. Ja siis see ongi nii, et ühel hetkel võib täitsa sügaval pimedas öös olla. aga mis need, võib-olla äkki räägime nendest sümptomitest, et mis need nagu sümptomid, et kui keegi tajub mingeid sümptomeid, et noh, kuidas ma aru saan, et kuule, see vist äkki ongi see hingepime öö, millest räägitakse või mida kirjeldatakse, et mis need, Mhm. kuidas ma võiksin aru saada, et mis need nagu parameetrid või asjad on? noh, esimene asi ongi rahulolematus elu suhtes ja mingite enda eluosade suhtes, näiteks, et ma ei tea, võib-olla ei ole tööga rahul, võib-olla ei ole koduga rahul, võib-olla ei ole suhetega rahul ja siis tekib selline nagu väsimuse tunne, kõik on mõttetu, et hästi tugevalt on just see, et kõik on nii mõttetu, noh, ei suuda Suhe on leida, mõttetu, töö on mõttetu, et milleks ma seda religioon rabelen. on mõttetu. no ja sa ei leia nagu, sa püüad leida võib-olla neid asendusi, mis kompenseeriksid seda tühjuse tunnet, et sul on nagu tühi tunne on, aga mitte millestki ei tule nagu seda, noh, et võib-olla tuleb hästi nagu korraks, aga midagi ei jää pidama, siis sa võidki otsida neid nagu, okei, proovime siis seda, proovime seda, kui ma nüüd selle kätte saaksin, siis läheb kõik korda ja siis avastad, et ei läinud korda, otsid uue asja, äkki nüüd see asi viib selle asja korda, ei läinud korda. et ja siis niimoodi sa otsid, lõpuks sa väsid sellest nii ära ja siis tekib nagu täiesti selline nagu koht niimoodi, et noh, et siin ei ole nagu mitte midagi ei paranda seda asja. Ja siis tekibki selline tunne, et ma olen üksi, mul ei ole kedagi, et kui noh, need kristlased ütlesidki, et kadus side Jumalaga, et meil kaobki side nagu Jumalaga ära ja meil on tunne, et meil on kadunud side ära hingega. ja näiteks kes tunnevad tugevat sellist sidet tavaliselt intuitsiooniga ja oma juhendajatega, siis nagu need kaovad kõik tagant ära. et kui ennem sa nagu, ahah, okei okay,, selge, ma pean tegema seda, siin ma pean tegema seda, nagu sul tuleb kogu aeg see info hästi kuidas olukordasid lahendada, mida mingites olukordades teha, siis järsku nagu see kaob ära, ei tööta enam no nagu mitte keegi ei juhendaks, nagu intuitsioon ei töötaks üldse, noh, kadunud. kui muidu on nagu mingi sihuke vaimselt raske koht, siis tavaliselt on mingid soovitused, et ma ei tea, palveta või mediteeri või tee mingit hingamist või praktikaid. et selles seisundis vist on, et ka need ei tööta enam või need kukuvad nagu ära, et need ei anna seda tavalist kergendust, mida nad andnud on. noh, et isegi need annavad sellist ajutist kergendust, et noh, et kui oled jõudnud juba noh, alguses see spiraal võib niipidi hakata tööle, et me hakkame tegema destruktiivseid asju nagu noh, et me otsime seda elu maitset uuesti tahaks nagu kätte saada ja siis me teeme kõiki neid destruktiivseid asju, aga aga siis võib-olla mingi hetk tuleb, okei okay,, noh, see ei tööta, ma pean aitama ennast teistmoodi aga nendes hetkedes isegi teinekord on niimoodi, et kui sa oled eluaeg mediteerinud, hinganud, siis järsku sa ei taha isegi neid teha enam, nagu täiesti nagu tekib vastumeelsus, see ei aita niikuinii, noh, sest paar korda teed ja see ei aita ja siis tekib nagu isegi selliste toetavate asjade suhtes võib tekkida noh, selline, neid ei tule pähe, need ei tule isegi pähe, et neid teha ja isegi kui keegi teine ütleb, siis nagu ei, mitte see et noh, et on väga raske ennast aidata. Mm. noh, et sa oledki selles kohas ja sul tulebki lasta tegelikult lihtsalt olla. see, noh, mõni, ütleme, see kirjeldus võib olla ka väga nagu, et see on äkki depressioon, noh, et see väga sarnased sümptomid. ta vist ei ole päris sama asi või? ma arvan, et ta ei ole päris sama asi. noh, depressioon on ikkagi suhteliselt, ütleme, karm diagnoos tegelikult. ja seal ikkagi aju tasandil toimuvad mingid muudatused. ma päris täpselt ei tea seda, ma ei hakka siin spekuleerima, kuigi ma olen olnud sellel koolitusel, aga ühesõnaga see hingepime öö ta on rohkem lihtsalt selline nagu vaimne protsess, enesekaotamise protsess, ta ei ole ikkagi nagu selline
meditsiiniline, seal ei pea meditsiiniga sekkuma. kuigi võib juhtuda, et mõnikord sekkutakse, sest ei usaldata seda, et see on lihtsalt hingepime öö, sest see on depressiooniga väga sarnane. aga noh, mina ei ole siin see, kes julgeks öelda, et kuule, et sul ei ole vaja meditsiinilist abi. et noh, ma olen kuulnud, et depressioon on ikkagi selline, mis vajab, et siis peab nagu ise tunnetama ja nagu või noh, spetsialistidega seda konsulteerima. et nii, aga kui see on, ütleme, ma ei tea, oletame, et siis inimene on selles protsessis justkui tunneb ära ka, et ei, see nagu ei ole depressioon, aga see on see protsess, mis seal, mida inimene teha saab, noh, et mis see, kas ma pean, noh, aju või meel tahaks ju kohe, et no mida ma teen siis, äkki ma saan toitumist muuta või ma ei tea, trenni teha või noh, aju otsib ikka lahendusi, et kas midagi saab selles kohas teha, kas midagi selles protsessis, kuidas ennast toetada, kui see olemas on juba kohal nii-öelda, oled seal sees ja märkad, kui see vist ongi nüüd hingepime öö, kõlab nagu kirjeldus. Mhm. no põhimõtteliselt on kõige parem lasta lihtsalt olla endal, mitte midagi teha, mitte midagi hakata nagu uurima või lahendama, sest seal on, öeldakse seal, see on nagu selline nagu voidi koht, et see ongi nagu vaikus ja noh, et ta ongi pime öö, see tähendabki seda, et et see on see, kus sa oled selles pimedas koopas, sa ei näe midagi ja ongi hea, kui sul ei olegi nii palju seda infot, et see pimeda koopa protsess nii-öelda ongi see, et sa lihtsalt oled ilma informatsioonita, ilma et sa laseksid informatsiooni välja endast, et sa võtaksid seda sisse, vaid see ongi, noh, see on nukkumise periood, kus on siis nagu nii-öelda, et enne kui liblikas hakkab saama liblikaks, siis ta on seal nukkumise protsessis või siis näiteks nagu Egiptuses olid need mis need olid, need kirstud, kuhu neid pandi pühitsema. sarkofaagid. jah, et sa oled seal sarkofaagis, sul on pime ja sa ei tee seal mitte midagi, mitte midagi. sest see on nagu see laadimise koht tegelikult, et kus sa lihtsalt oled, toimub download ja sa lihtsalt oled. ma ei ütle, et see on lihtne teha, aga põhimõtteliselt oleks kõige parem, kui seal selles hetkes mitte midagi ei tee ja ei püüa nagu aru saada, et noh, mis minuga toimub, ei püüa kontrollida olukordi, vaid lihtsalt nagu ahah, nagu need zennid, et ah nii, see on nüüd nii. et mina ise, kui mina olin selles hingepimedas öös kuskil 2 aastat, mina kirjutasin ja ma tean, et soovitatakse ka nii-öelda pidada päevikut. noh, mina kirjutasin siis lihtsalt arvutisse ja pikalt ja mitte sellepärast, et seda kõike nii-öelda siis nii arhiveerida, vaid see kirjutamine aitas mul nagu mingitest kohtadest läbi minna, ma nagu kirjutasin, aga samal ajal nagu mingi selline nagu vabaks laskmine toimub selle kirjutamisega, sest et seal ongi see, et sa lased neid kihte, vanu kihte nagu vabaks, mida nagu, mis ei tööta enam, mida ei ole vaja enam. ja see kirjutamine aitab nagu vabaks lasta. võib-olla mõne jaoks aitab hoopis jooga, lasta kihte lahti, võib-olla mõne jaoks aitab ja just ikkagi mediteerimine, ta suudab seda teha. muidugi toitumine aitab ka, et kui kogu aeg sellist rasket toitu sööd, noh, võib-olla pigem teha paastu, kuigi mina ise ei ole väga niimoodi paastu teinud, aga kelle jaoks see töötab, siis ma arvan, et see on just nüüd see hetk, sest sa oled seal pimedas koopas, et siis ei just. toimuks palju. ja siis kindlasti ongi see, et miks see minuga nüüd on või miks mul nii on, näe, sõpradel ei ole nii, miks mul just see on või noh, miks see Mhm. toimub minuga, noh, eks siis seal vist ei ole mõtet seda väga küsida, miks see on, vaid et pigem nagu vaadata, et mis see lihtsalt on. sõnum on sellel ööl või mida noh, noh, selles mõttes küll miks, aga mida ma siit õpin või ta on tulnud nagu justkui niisugune kõrgem sõnum ju, et kuule, nüüd on aeg äh, nagu lahti lasta millestki. jah, tavaliselt ongi, miks ongi ta nimi hingepime öö, sest hing juhib sellesse kohta.
äh, hing tahab mingit muutust, nii-öelda, et sinu inimene või siis sinu avatar teeks mingisuguse muutuse ja tema juhibki sind sellesse protsessi, teades, et tegelikult sa lähed sellest läbi. Aga ego on see, kes nagu noh, tahab ikkagi sinna ohvrisse minna, kuidas nüüd on kõik pekkis, kuidas nüüd niimoodi minuga juhtus. Ja vot jah, täpselt nagu sa ütlesid, et miks just minuga. miks mulle nii aga tehakse? jah, ja kuidas minul see on nii kaua, et temal oli vaata kui vähe, temal oli, läks nii ruttu see üle, onju, kuidas mina nüüd nii kaua olen siin kas ma ei ole ja nii spirituaalne siis kui tema? jah, või siis nii väekas või võimas, eks ju, et noh, et kui tema sai nii kiiresti sealt sellest kohast läbi näiteks, eks ju. või miks see mul nii ruttu läbi sai? Need, kes on spirituaalsed, neil kestab ju kauem. jah, et aga nojah, see spirituaalne värk ka, et noh, et siis ma saan aru, et oleks mõistlik lubada sellel juhtuda, noh, et ei proovi seda kuidagi noh, nii-öelda, et proovin seda nagu kuidagi heaks teha nii-öelda või kuidagi selliseks mitte lubada sellel toimuda, et panen viiruki põlema ja tantsin või ühesõnaga katsun sealt välja saada kuidagi, vaid sealt vist mhm, polegi vaja välja saada või mismoodi see on. mhm. Kuigi see on niimoodi, et tavaliselt need, kes seal on ju, ja kui ütled talle, et pole vaja sealt välja saada, et noh, nagu öeldakse, et sealt ei saa välja saada, vaid sealt tuleb nagu läbi minna, enam-vähem noh, nagu vaata hirmudegagi, et äh, et kui sa oled nagu hirmuga vastamisi ja siis sa oled seal vastamisi ja siis sa lähed nagu sellest läbi, siis hingepimeda ööga on sama, et ja seal tuleb olla nii kaua, kui sinul on vaja olla, sest meil ongi neid kihte erinevaid ja võib-olla, kui sinul on see nii pikalt, võib-olla sul on neid kihte nii palju, mida lahti lasta ja need on nii sügavatel tasanditel, et sul see võtab rohkem aega ja mõni võib-olla lihtsalt läheb sealt palju intensiivsemalt läbi, et ta nagu noh, tõesti nagu kõik kukub kokku ja maailm nagu noh, et tal nagu nii mitmetel tasanditel, et töö tasandil tal on totaalsed muutused, suhete tasandil muutused suured, noh, et võib-olla tal on hästi-hästi-hästi intensiivselt ja siis ta läheb sealt kiiremini läbi. teisel on võib-olla nagu noh, niimoodi step by step nagu rahulikumalt, aga samas kestab pikemalt. et see on täpselt nii, et hing nagu tegelikult juhib seda protsessi ja sa ei ole kunagi üksi. ja praegu on samaaegselt väga palju inimesi hingepimedas öös, sest nii, praegu siis need energiad nii-öelda suunavad meid, kõik need päikese, need tuuled ja mis kõik on ju need suunavad meid sellesse, et me praegu kogu inimkond teeb väga suurt muutust läbi. mind kui inimest siis huvitab, et okei okay,, kui tihti see esineb, kas see tuleb mul ka, kui see ei ole veel tulnud? Ja kas ta tuleb kõigil, kas see on nagu läbi, kas see on nagu justkui inimkogemusse sisse kirjutatud vaikimisi, et kõik teevad selle öö mingil hetkel läbi ja, või mitu korda ta on, kas ta on siis mingi, ma ei tea, üks kord või kaks korda või 10 korda ma ei tea, mis sellega on. no ongi see, et vot siin ei ole mitte mingeid reegleid et nagu Retsepti ei ole. jah, et pigem see juhtub rohkem just selles keskea kriisi ajal, eks ole. et kui juba sa mõtled, et noh, et nagu midagi on justkui nagu saavutatud ja siis avastad, et aga ikkagi see ei ole see, mida ma ju, millest ma olen unistanud. ja seal on nagu selline asi ka, et vahel on niimoodi, et sa oled selles kriisis, siis justkui nagu hakkab nagu kergemaks minema, sa saad rohkem hingata, tundub juba nagu, et ahah, okei, võib-olla ma tulin nüüd välja sealt, aga siis tuleb uuesti selline natukene nagu väike selline nagu tagasilöök justkui ja ta käib natukene nagu siksakil, et see ei ole niimoodi, et ma olen hästi intensiivselt seal põhjas ja siis pups, nüüd sai läbi. ta ikkagi on nagu selline nagu öö, paindlik protsess tegelikult, ta nagu niimoodi ikkagi nagu ja siis tunned aeg-ajalt ka tajud selliseid nagu spiraali kohti, et oot-oot-oot-oot, selles kohas ma juba olin nagu noh, näiteks a la, et just, et mingi, sa tajud, et mingi muster kordub, et noh, jälle selline sama olukord tuli mu ellu, et kas ma siis ei õppinud veel seda ära, järelikult ma veel ei õppinud seda ära,
okei, ma teen korrektuurid ja siis spiraalis jõuad sinna, mis asja, jälle, aga siis vaatad, võib-olla intensiivsusaste on nüüd nagu leebem, et ta ei ole nii intensiivne kui eelmine kord. ja siis niimoodi kogu aeg kuni lõpuks, noh, lõpuks nagu sul ei tule enam pähe isegi see, et kas ma nüüd äkki olen sealt hingepimedast tööst väljas. ma lihtsalt nüüd viin tähelepanu loomisele ja sellisele nagu, mul on lihtsalt üldjoontes rahulikum tunne, et ma ei reageeri võib-olla enam niimoodi ja ma juba leian motivatsiooni tegutseda, ma ei tunne ennast enam üksi. ma tunnen, et intuitsioon toetab mind ja sellised, noh, ma tunnen, et ma olen natuke mingil määral juba tervenenud, nagu hing on tervenenud, hing jääb rahule, okei, see suund praegult sobib, lähme natuke aega nüüd selles suunas. ja siis võib juhtuda, et sa uuesti nii-öelda lähed sinna mingisse kriisi, eks ju, mingid uued kihid, mida on vaja lahti lasta, et tuleb uuesti. Nojah, siin ei ole nagu ühtegi sellist retsepti, aga see võib olla niimoodi, et mõnel on see hingepime mõned kuud, mõnel on see 5 aastat ja rohkem. aga noh, ütleme siukene, mida mina olen nagu arutanud inimestega ja siis tavaline on selline 2-3 aastat, mis on ka üsna selline pikk protsess, kui ta on. ta ei ole nagu mugav, aga mingi hetk tunned, no et sa ahah, ütled väga ma võtan leebelt, ei ole hingata. mugav, see on ikka väga istud vastik. maas, pisarad voolavad, elu on mõttetu, mina olen mõttetu. see ei ole mugav No, ma olen ma maha valin. jäetud, töö on mõttetu, elu on mõttetu, see ei ole mugav, on päris hästi öeldud või väga niimoodi leebelt kirjeldatud. kas sealt kuidagi välja ka saab, kui see on, inimene on seal sees? kas ma saan sealt kuidagi välja pääseda, sellest protsessist? No ma ütlengi, et sealt ei saa niimoodi, et nüüd ma astun siit kõrvale lihtsalt ja noh, ei ole enam siin. kindlasti on nagu see, et millega sa saad aidata, et sa emotsionaalselt on natukene vahepeal kergem olla ja kõik need sellised, millega inimesed kompenseerivad neid tundeid, võib-olla no ma ei tea, alkohol, suitsetamine, isegi kompenseerida võib näiteks raamatu lugemisega, filmide vaatamisega. no inimesed on väga-väga-väga loovad selles võrkpalliga, võrkpalliga, trenniga on ju, või no üldse jah, trenn, trenniga, jooksmine, aga mis tunduvad veel isegi kasulikud asjad, eks ju. jah, aga noh, sa aga kompenseerid kuidas sealt läbi, seda, et kuidas see läbiminemine käib siis, mis need nagu, kuidas käituda seal, kui ma, noh, kuidas oleks mõistlik seal öös käituda või kuidas see läbimine käib seal, et no põhimõtteliselt ma ütlesin seda juba alguses ära ka, et pigem on parem seal lihtsalt hõljuda ja olla, alistuda sellele protsessile lihtsalt, alla anda. just alistuda, et noh, ma tean ise ka, kui mõnikord on seal sellised hetked, et ma tahan lahendust, ma tahan mingit lahendust saada, ma ei suuda enam nagu, ma ei suuda enam, siis tahaks õudselt teha otsused nagu, vot nüüd ma hakan, nüüd ma lajatan, nüüd ma teen niimoodi. ma teen selle aga korda, ma teen selle korda. ma teen selle korda või noh, sa tahad otsuseid teha, aga siis see on tegelikult ego, kes tahab nagu, noh, ego tahabki nagu välja. ja siis on just see koht, kus nagu need otsused tegelikult ei toimi, et nad võivad veel sügavamale siis teinekord viia. et selline usaldamine, et ma lihtsalt liigun, ma lähen nagu, tead sa sellele eskalaatorile, vaata, mis need lennujaamades on, et ma astun sinna ja ta viib sind nagu edasi. et sa ei pea ise sammuma. põhimõtteliselt selline efekt, et sa astud selle lindi peale, paned oma kotid maha ja lihtsalt lased sellel lindil ennast edasi viia. et see on nagu parim, mida siis teha saab. jah, no Aga see pole lihtne. no Noh, kui on, ütleme, ka keegi võib-olla selline inimene, kellega nagu jagada saab niimoodi, et see ei ole selline inimene, kes nagu kuidagi proovib sind sealt protsessist välja tuua kuidagi, et noh, et kellel sa lihtsalt rääkida saad, et kuule, ma tunnen praegu selliseid asju, et ei ole selline, oh sa vaeseke või ei, mhm. mis sa nüüd, aja püsti ennast ja mine edasi, sul on ju kõik korras Jaa, et keegi, kes saab, mõistab seda protsessi. kindlasti aitab rääkida nendega, kes on seda ise kogenud,
et ja võib-olla ka, kes on juba nii-öelda selle protsessi läbi teinud, et ongi need juba seal nukkumisprotsess läbi, tiivad seljas, lendab ringi ja siis saab rääkida, et noh, see lõpeb ära. See tundub nii trööstitu seal olles, et nagu millal see läbi saab, aga see tuleb, et siis rääkida ja loomulikult, ma ei tea, teha teraapiat. Ma arvan, et sest noh, ma usun, et enamus terapeudid on ka kogenud enda elus hingepimedat tööd ja, ja on kogenud ka, kuidas teised kliendid on kogenud ja mismoodi, mis nad on rääkinud sellest, et sealt saab kindlasti tuge, ma usun. Mm. Et et noh, nagu et just juba see, lihtsalt julgeda endal lasta nagu lõdvestuda selle sees, et kõlab paradoksaalselt, et sul on nii ebamugav olla, lõdvestu sellesse, et sul on ebamugav olla, aga see vist ongi niisugune paradoksaalne koht natukene, et mhm. nagu alla anda sellele kohale, mul on väga halb olla, aga ma lõdvestun selles, et mul on praegu väga ebamugav ja halb olla. No see ongi seesama koht, et kui sul on kohutavad valud näiteks on ju, et oletame, et sul on jah, väga suured valud. Nii, siis tahaks ju võtta valuvaigistit. noh, mis ma lihtsalt enam ei suuda, ma selles, see valu, see väsitab ju ära, sa oledki seal väsinud. Ja siis keegi ütleb, et ära võta nüüd valuvaigistit, lihtsalt lase sellel valul olla. noh, lõdvestu ja lõdvestu. see on lõdvestu nagu sinna sisse. noh, näiteks oletame, et kõht valutab, on ju, või pea valutab. kuidas sa seal lõdvestud, see pole lihtsalt niimoodi, et nagu okei, ma lõdvestun, aga ma olen proovinud peavaluga vähem, aga kõhuvaluga ma olen proovinud, et okei, ma siis lõdvestun ja hingan. see on alguses see on täiesti võimatu nagu keha kontrolli alla saada, et noh, kui see valu on ju, et ma hingan sinna. aga siis, kui nagu ikkagi jätkad ja nagu justkui mingil moel oled nagu, ma ajan nüüd oma jonni, ma ei võta seda valuvaigistit, siis mingi hetk see hakkabki tööle. ja see on see usalduse koht, et ma ootan selle ära. aga enamasti ego ei taha seda ära oodata. et okei, ta nagu ei usalda, et lahendus tuleb ise. aga oletame, et tegelikult ma olen Egoga teinud koosoleku, me oleme saanud kokkuleppele, me lõdvestume sellesse ebamugavasse protsessi ja ei ürita sellest välja saada, vaid lubame endal lihtsalt olla, oleme rahulikumad oma tööelus ja seltsielus ja lihtsalt annan endale aega olla omaette, nutta, kirjutada, päevikut pidada, lasta pisaratel voolata. nii, kuidas ma aru saan, et kas see nüüd läbi ühesõnaga, mis need sümptomid on, kui inimene on sealt läbi tulnud? sellest hing on selle nagu öö läbi saanud, mis need sümptomid on, et nüüd Koidu, Koidukiir natuke kumab või tunneli lõpus on natuke valgust, et mis see enesetundes, milline see enesetunne siis on? ma arvan, et esimene hetk ongi see, et nagu tuleb nii suur nagu selline väsimus, et see väsimus lihtsalt mõjub nii, et sa annad alla. sa ei püüa nagu, sa ei püüa enam läbi minna, sa ei püüa enam kuskilt välja saada või välja tulla. et see on nagu see esimene hetk, et ma alistun sellesse, noh, las siis olla nii. et noh, ma mäletan ise ka, kui mul oli see ikkagi 3 aastat see, siis mingi hetk oli ka, et okei nüüd on eluaeg niimoodi, onju, alguses tuleb see nagu ohvri koha pealt. kas nüüd ongi eluaeg niimoodi, kas nüüd ongi eluaeg niimoodi? ja siis mingi hetk tuleb nagu, et ah, noh, mis siis ikka, mis siis ikka. ja kui sellest kohast nagu läbi lähed nagu päriselt, mitte niimoodi, et nagu noh, ma fake in seda natukene niimoodi, et ah, mul on ükskõik sellest. aga tegelikult ei ole, vaid see peab olema nagu tõesti nagu niimoodi nagu lased käed rippu ja nagu ah, okei, okei, siis las on siis nii. olla. siis on nii, siis on nii. ja siis ongi see minu elukogemus praegu. noh, siis ongi tegelikult see, kus sa oled nagu läbi läinud. ja, ja sa hakkad vaikselt tundma, et kuule, tahaks seda teha või sul tulevad nagu mingid, hakkab energiat tulema taga, noh, asjadele taha. et tekivad mingid sellised nagu, ah, prooviks seda või niimoodi, need on nagu alguses siuksed väiksed impulsid ja siis ta tundub kogub ka, nagu et jõu. tundub, et ka seal tekib nagu mingi uutmoodi nagu sügavus, mingi sihuke lihtne sügavus, et sihuke
et kui varem nagu inimene või oli see, et jah, et et ma lugesin raamatust, et on nagu selline vaatenurk või selline spirituaalne tõde, siis ma rääkisin seda ja tahtsin sellesse uskuda ja nii edasi. ja siis äkki ei ole vaja seda rääkida, et ta nagu, ta nagu ongi kogemus või ma olengi see või ma, noh, mul pole vaja sellest rääkida enam, see on nagu, noh, nii on nagu. ma mäletan, kui esimene laps sündis, siis oli nii, et siis oli alguses suur vaimustus, meil on laps on ja siis lähed nagu seda vasika vaimustusega kellelegi rääkima, kellel ei ole last, noh näiteks oma eakaaslased noored, need vaatavad sind nagu, et mis sa räägid või mis siin on ja, ja siis ja keegi, kellel on laps või on ka hiljuti saanud lapse või kes on just hiljuti see läbi teinud, siis vaatad, talle pole mõtet rääkida, lihtsalt noogutad seltsimehelikult. ma saan aru ma saan sinust aru noh, et sellega vist on natuke samamoodi, et kes on läbi käinud, saad aru, okei okay,, siin pole vaja midagi rääkida, kes pole läbi käinud, siis jälle pole ka mõtet rääkida. ja see ongi selline nii-öelda efekt, et kuna sa oled puhastanud siis neid egokihte, siis sa jõuad nagu sügavamale iseendasse, sa jõuad nagu, sa hakkad nägema sügavamalt ja sa nagu mõistad, et osad, vahel on niimoodi mõned asjad, et aa ja, ma saan aru, kuidas see käib, aa ja, ei, ma tean, on ju, sa nagu tead teoreetiliselt, aga siis järsku sul tuleb nagu mingi hästi sügav taipamine ja siis sa nagu koged nagu mingi täiesti uue tasandi pealt nagu, nüüd ma saan nagu, noh, ma tunnen seda, et see on ma ilmselt, tunnen seda infot jah, ma tunnen seda infot, on ju, see on lihtsalt nagu ainult, et peas, vaid ma nagu, noh, kogu oma olemusega, nüüd ma tean, mis see on või nüüd ma tunnen, et mis see on. siis on nagu vist kuidagi nii, et kui ma tean nagu peas, siis teinekord võib natuke nagu meelest ära minna, aga siis nagu ta kuidagi integreerub nii, et see ei lähe nagu meelest ära. see on Mhm. lihtsalt osa justkui noh, et Sinust. ei, ma unustasin selle ära, oi, ja oi, nüüd tuli meelde, nüüd ma hakkan jälle seda tegema. ei, see on nagu olemise nagu viis, noh, et see ei ole enam nii, et see läks meelest ära või see on nagu osa süsteemist, justkui mingi asi on integreerunud. Just, ja sa näed, su maailmavaade muutub ja on teatud asjad, mida sa näed täiesti uuel viisil ja see jääbki nii, mitte niimoodi, et korraks ahah, okei, aga siis unustan ära ja nagu ajan mingit muud, eks ju, juttu jälle, vaid see on niimoodi, et see on nii omane, et sa ei unusta seda ära, sa ei räägi vahepeal muud juttu, sest see on lihtsalt südamest kuidagi tuleb, südamest otse. jaa, et see on noh, lihtsalt nii lihtsalt on see on nagu jah, see sel hetkel kõik see on nii loomulik ja loogiline, see uus tasand ja kuidas sa sellelt uuelt tasandilt siis nagu näed seda kõike. Ja jah. siis ongi see koht, et enam ei trigerda vanad asjad, mis varem oli niimoodi, et käivitasid reaktsioone, neid reaktsioone ei teki enam. noh, nendes Mulle kihtides, tundub, et mis seal, mulle tundub, et seal tekib ka nagu mingi omamoodi lihtsus, nagu lihtsad asjad pakuvad nagu rõõmu või kuidagi niisugust rahulolu, et see ei pea olema nii kärts-mürts, põmm, ilutulestik, et mingi lihtne asi on väga lahe. Mhm. lihtsalt istun siin diivani peal, ajan juttu, oh kui lahe päev oli või käisin, lihtsalt jalutasin koeraga, super elamus nagu või lihtsad asjad, nii-öelda kuidagi Mhm. lihtne elu tundub nii nauditav, et see ei tundu nagu igav. kõrvalt ja mõni vaatab, et see on ju nii igav elu, sa ei tee ju kogu aeg teed mingit sama asja nagu käid koeraga ühe ringi ja siis natuke teed mingit joogat ja oled lihtsalt, see on ju kõik nii etteaimatav ja siin pole mingit polegi midagi rääkida sellest elust eriti midagi. aga see tundub nii mõnus, nagu lõdvestunud ja rahulik. ja sa oskad hinnata siis hoopis nagu võib-olla teistsuguseid väärtusi, kui sa varem oskasid ja mis noh, midagi nagu hing jääb rahule, et need ei ole niimoodi materiaalsed, vaid võib-olla rohkem kogemuslikud, et sa hakkad rõõmu tundma teatud kogemuste kogemisest. noh, ja tunnedki rõõmu ja sellist nagu täidetuse tunnet, et kui nagu see hingepime öö on siis nii-öelda see tühi tunne, siis kui sellest läbi lähed, siis tunned loomuliku täidetuse tunnet nagu
ja see, et ma ei vajagi midagi. noh, et mul on kõik olemas. kas kuidagi vist on, kas see nüanss ka, et enam ei ole vaja nagu kogemusi tarbida, vaid rohkem nagu siukseid kogemusi ise luua või kuidagi sihuke, ka ise ma loon kogemuse endale? ma usun küll, sest et kui sa selle sünniprotsessi läbi teed, no siis tekibki ju see, et sa näed maailma uue pilguga, sest sa oled ju uuesti sündinud, sa nagu, see käib nii, siin on niimoodi, siin on selline mäng, sa hakkad nägema mingeid mänge, elumänge, mida sa varem isegi nagu üldse ei näinud, et need hakkavad tulema nagu ilmuma sinu reaalsusesse ja sa nagu ja sa oled vastu, noh, võtad vastu imesid iga päev. Ja see kõik on nagu loomulik, see ei ole niimoodi, et oh, kust ma saaksin mingeid imesid kuskilt natukene niimoodi, vaid need lihtsalt juhtuvad. et sa oled vaba, jah, nagu ja sul on nagu jalgealune ja vot siis sa tahad hakata looma ja vaat kui pimedas öös üldse ei suuda luua nagu noh, ressurssi ei ole lihtsalt loomiseks, siis pärast seda nagu see on nagu sama efekt, et kui vihma sajab, on nagu selline trööstitu, aga siis, kui pärast vihma tuleb see päike ja linnud hakkavad ikkagi palju-palju nagu aktiivsemalt laulma ja kõik on nii värske ja kõik on sätendav, see on nagu need veepiisad kõik sätendavad ja see on nagu noh, see on täiesti midagi erilist, on ju, et samamoodi see hingepimedast tööst läbi tulemine on natuke sarnase efektiga, kõik on nii värske ja nagu uus ja mõnus ja kuigi lõhnab nii. ego võiks öelda, et noh, see on ju tavaline Eesti päike ja mingi märg muru ja mis sa siin räägid, linnud segavad, on ju. Et siis nagu see tundub kuidagi piisav ja külluslik. jah, ja siis on hästi kerge märgata niisuguseid väikseid asju ja seda, kui palju need väiksed asjad endas sisaldavad. noh, et millised maailmad avalduvad nagu mingitest mikrotasanditest ja siis hakkad nagu nägema neid makrotasandeid ja kuidas kõik on nagu holograafiline. Jaa, aga me oleme päris palju arutanud hinge pimedast ööst. Kui keegi on midagi kogenud sellist, mida me oleme kirjeldanud, meil oleks väga hea meel, kui te siin julgete kommenteerida video all või jagada enda kogemusi või teadmisi, et mis võiksid aidata kaasteelisi sellel teel, et kui keegi siis on selles protsessis, et siis tal oleks lihtsam seal lõdvestuda sellesse ebamugavusse või sellest läbiminemisse lõdvestuda, et jagage ka oma kogemusi ja mõtteid, kuidas seda protsessi toetada või kuidas teie kogemus on olnud sellise protsessiga, kui teil on olnud sellist kogemust. just, täpselt. Ja, nii et Müstik ja Merliia lõpetavad täna siitpoolt ja jälle kuulamiseni ja nägemiseni. kohtumiseni.